Tere! Täna on meil lugemisampsuks kaasa võetud Ray Bradbury Halloweeni puu. Selle kohta on raamatu peale kirjutatud, et see on noorteromaan, tegemist on õuduslooga. Bradbury on üldse selline mees, kes väga igapäevasest elust ei hooli ja kõik see, mis ta kirjutab, sellesse pikib ta igatahes selliseid üleloomulikke asju. Ja siin Halloweeni puus hakkab ka juhtuma väga palju kummalisi asju, aga raamat algab siis niimoodi. Esimene peatükk. See juhtus ühes väikeses linnakeses, väikese jõe ja väikese järve ääres. Ühe väikese kesklääne osariigi põhjaosas. Metsikut loodust polnud nii palju, et see oleks linna varjanud. Kuid teisest küljest polnud ka linn nii suur, et oleks saanud näha, tajuda, puudutada või haista loodust. Linn oli täis puid ning kuivanud rohtu ja surnud lilli, kui sügis oli viimaks käes. Täis hekke, mille kõrval käia ja kõnniteid, millel jõuelda ja suurt jäärakut, millesse komistades kukkuda ja millest üle karjuda. Ja linn oli täis poisse ja oli Halloweeni pärastlõuna. Ja kõik majad olid jaheda tuule eest suletud ja linn oli täis külma päikesepaistet, kuid äkki oli see päev otsa saanud. Öö saabus iga puu alt ja levis laiali. Kõigi majade uste tagant kostis nagu hiirejalgade sabinat, summutatud kiljatusi, valguse vilkumist. Ühe ukse taga seisatas luugere Tom, vanuselt 13 ja kuulatas. Väljas pesitses tuul iga puu otsas ja hiilis vaiksete sammudega kõnniteedel nagu nähtamatu kass. Luugere Tom judises. Igaüks võis tunda, et selle öö tuul on eriline ja pimedus sisaldab endas erilisi tundeid, sest oli kõigi hingede öö. Tundus, et kõik on välja lõigatud pehmest, mustast, kuldsest või oranžist sametist. 1000 korstnast kerkisid suitsulehvikud nagu matuserongkäigu suled. Köögiakendest hoovas 2 sorti kõrvitsalõhna, lõigatava viljaliha ja küpsevate pirukate oma. Hüüded lukustatud majauste taga muutusid innukamaks, kui poiste varjud akendest mööda lendasid. Peaaegu kostümeeritud poisid, grimm põskedel, siin küürakas, seal keskmise suurusega hiiglane. Ikka veel tuhniti pööningutel, lõhuti vanu lukke, rüüstati vanu rõivakirste kostüümide leidmiseks. Luugere Tom tõmbas oma kondid selga. Ta irvitas selgroog, ribikorv ja põlvekondid valgega mustale puuvillale tikitud. Vedas, mõtles ta. Said alles vägeva perekonna nime. Tom Skelton, Halloweeniks ülilahe. Kõik kutsuvad sind luugereks. Nii et mis sa siis selga paned? Kondid. Põmm! 8 välisust mürtsatasid kinni. 8 poissi hüppasid osavalt üle lillepottide, käsipuude, surnud sõnajalgade, põõsaste, maandudes oma kõvaks külmunud eesaedadesse. Joostes, tormates haarasid nad kaasa viimase riidetüki, kohendasid viimast korda maski, tõmbasid kindlamalt pähe veidra seenemütsi või paruka, hõikudes tuules, mis neid kaasa viis, aidates jooksule takka. Nad rõõmustasid tuule üle või kirusid poisilikke kirumisi, kui maskid eest kukkusid või viltu vajusid või ummistasid nende ninasid musliinilõhnaga, mis oli nagu koerakuum hingeõhk. Või lasksid lihtsalt puhtalt joovastusel sellest õhtust elustuda ja väljuda nende kopsudest ja kujuneda nende kurkudes, et röökida ja röökida ja röökida. 8 poissi põrkasid kokku samas punktis. Siin ma olen, nõid. Ahv inimene, luugere, ütles Tom müdini rõõmus, veesüliti, kerjus, härra surm ise. Mürtsti, nad põrkasid tagasi oma rüselustest, kõik tänavalaternal rõõmsalt energilised ja käsist jalust sassis. Kiikuv elektrilatern helises tuules nagu katedraali kell. Sillutise plaadid jalge all moondusid valguses ja varjus kõikuvateks muutlikeks laevaplankudeks. Iga maski all peitus üks poiss. Nii, ja nüüd need 8 poissi suunduvad siis Halloweeni ööl oma tööd tegema. Raamatus on ka illustratsioonid, need on ka sellised mustvalged,
ajavad hirmu peale, kui õhtusel ajal raamat kätte võtta ja lugeda, nii et tõeline õuduslugu. No näete, ma arvan, et see Halloweeni öö ei kujune poistel kergeks. Aga milliseks see kujuneb? No seda saate teada siis, kui te tõepoolest võtate selle väikese raamatu kätte ja loete loo lõpuni. Aitäh!